See vahva siilipoiss on reisinud maailmas tõenäoliselt rohkem kui mõni inimene. Meile ta jõudis selle aasta alguses jaanuaris, kui tuli teade ühelt Narva firmalt, et neil on kauba avamisel. Nad on siis leidnud sealt kauba nende kastide vahelt siili ja siil on elus. Ja kui me küsisime, et kust see siis saabus, see kaup, siis kaup saabus Iisraelist. No see ei ole vist mitte üks arvast tavaline, et nii kaugelt maalt satub siia üks selline okkaline tegelane. No meil on see esimene kord ja ega ei ole juhtunud ka lugema tõesti, et see oli meie jaoks ka väga selline suur üllatus. Ja muidugi esimene üllatus oli see, et kuidas ta üldse nagu elus saab olla. Et tundus algul uskumatu, et see laev oli teel olnud üle kuu aja. Nüüd tuleb Metsloomaühingul ajada kõik dokumendid korda, et okaskera oma kodumaale tagasi saata. Riik on nõus, me oleme suhelnud nendega ja riik palus siis meilt nüüd kõik võimalikke dokumente siili kohta, et millega ta täpselt tuli ja mis laevaga ja mis kuupäeval ja kust kohast täpselt ja kust ta siis leiti ja siis selle informatsiooni me nüüd oleme kokku kogunud selle firma abiga ja saadame siis Iisraeli riigile selle info, et siis loodame, et riik võtab oma kodaniku tagasi. Eesti Metsloomaühing on tegelikult siile päris palju talvel abistanud ja kas ta on siis natukene erinev ka ja teistmoodi kui Eesti siil? No muidu ta ei ole oma käitumiselt ja selliselt siit vaadates, peale vaadates ei ole, aga kui nüüd talle nagu otsa vaadata, siin vahepeal ta näitas kenasti oma nägu ka, et siis see näojoonis ja muster ja ninakuju ja need on ikka teistsugused natuke, need on natuke erinevad, et kui talle otsa vaadata, siis hästi ilus selline valge mustaga selline muster on tal, et hästi kena poiss. Kas iseloom, ma ei tea, tundub küll siuke hirmus julge olema? Jaa, ta on hästi julge ja ta on hästi uudishimulik, nagu sa nägid. Et ta asub kohe uurima ümbrust ja nuusutama ja tõenäoliselt see uudishimu ta sinna laevale viis ka. Et muidu ta ilmselt oleks tänaseni kenasti Iisraelis. Et selline seiklushimuline. No sellega tõenäoliselt on parasjagu tegemist ja ega see vist väga odav lõbu ka ei ole teda sinna tagasi saata või? No tõenäoliselt ei ole jah, aga et kui meil nüüd paberid saavad korda ja Iisraeli riik ütleb, et jah, et siili võib tagasi tuua ja võetakse vastu seal, et siis eks me teeme kampaania siis, et siilile siis lennupileti raha koguda. Võitu, kas siil ka midagi räägib? Tundub, et siil ise sellest suurt midagi ei arvanud.